juice is eating ice cream with lots of caramel. I just had a ice cream sandwich. Tere diskisõbrad ja tere tulemast taas kord Kohilasse. Kui sa ei ole näinud Front Nine'i meie Kohila mängus, kus me viskasime ainult puttereid, mis oli peaaegu katastroofiline, siis mine vaata kõigepealt see video ära. Nüüd me oleme Back Nine'is. Alustame 10. par 305 meetrit ja seekordne challenge on 3 ketta challenge. Me mõlemad valisime 3 ketast ja ainult nendega tohime mängida, terve kott tiksub niisama kaasa. Mina lähen Lunaga, proovin sellega ka puttida, siis ma lähen Zone'iga ja siis mul on Disctroyeri Stork pikemateks viseteks. Vaatame, millega Hendrik läheb. Nii, siis putter on Faith. Peaaegu nagu Luna. Siis on natukene kangem putter Nagu Approachiks. Savior. Ja siis Explorer pikemateks viseteks. Nii et võib öelda, et meil on peaaegu sarnased ketted lihtsalt erinevatelt tootjatelt. Nii et lähme 10-100. Skoorid on, mis me teeme, jätkame tegelikult eelnevatest skooridest või hakkame nullist? Võib sama ka panna, vahe suur jälg. Jah, lähme edasi. Nii, põhimõtteliselt putteri challenge'is oleks ka võinud kuskile 10 peale äkki jõuda, aga Stark. Ei, palju feidib. See ei ole kõige parem, liiga kitsalt läksin. Nii. Exploreriga tuleb natuke annukat ka võib-olla anda, et ta üle läheks veits. Ja andsid annukat, aga kas tuleb tagasi ka või? No, kuskil metsast on. Ilma puudeta oleks tulnud. Vähemalt on väljavaade puudest välja. Ai, ei skipan nii palju kui võiks. Nii. Ei. Selle tõstame siit sisse. Par 3, 82 meetrit. Kergelt paremale minev, suhteliselt sirgelt peab viskama Exploreriga. Oi kui madal. Sama palju veel. Juba madal, sama palju veel. Lunaga üle minev. Rääkis täpselt korvi, aga natukene madalam oleks olnud. Ai, vale. Vise oli tegelikult päris hea, aga kukkus kehvalt. Kuskile metsa. Oi, olemas, lihtne parr. Järgmine on par 337 meetrit. No, üks on kindel, algajasõbralik rada, see võib-olla päris ei ole siin Kohilas. Aga taguriga sirgelt ei peab ära feidima, nii et ma lähen oma Storkiga. Ma viskasin just pikaks OB-sse. Kuidas see võimalik on? Exploreriga. Ära OB-sse viskas. Nii kaugele ma ei oska. Oi, kindel või? See on ka OB. Seal on ka OB-d, jah. Kuku nüüd kiiremini. Nope. Kindel OB. Vist ka OB, jah. Nii, ongi OB-s. Siin tuleb väike touchi üle minev. Proovime selle üle saada. Ja üle ta läks, aga kõrgele. Ja kus ta kukub? Safe'i vist. Nii, ma leidsin ka enda OB-st. Zone'iga. Kohal. Nii, kahjuks sealt võeti teine OB. Natukene veel minna. Tuleb proovida ilma kolmandate lihtsalt. Nii, pane sisse ära.
Täpsus on täna poisil, aga veits madal. Nii, minu lähenemine. Läks läbi. Nii, 13. rada, 97 meetrit, par 3. Kuna eelmine rada oli 2 OB-d, siis proovime uuesti samamoodi. Koos OB-dega või? No vaatab jooksvalt. Nii, üle ta läheb, aga jääb seisma ka või? Nii, esimene OB käes Võib-olla või? uuesti OB-dega. Ma lähen ikka Storkiga. Ei, sa ei peidi nii palju ju. See on vist napilt OB-s, jah. Ma olin küll pin high, aga kahjuks OB-s ikkagi ta ei tulnud tagasi. Nii et nüüd ma saan läheneda siit poole tee pealt zooniga. Väike tester. Forega lähenemine. Jah, äkki forega jääb sisse seekord. Ja nagu mina, väike tester. Ei ole nii läbi vä? Selge. Minu oma siin, ilmakate sees. Ärge hoidke kaamerat käes ja puttige samal ajal. 14 par 3, 75 meetrit, zooni fore. Gramm pikaks, aga putil. Nii, ja lihtne päkkar sulle, jah? Jep. Nii, ja tundubki, et on lihtne. Ka pikaks, aga ilus. Anna kõrgust. Ja see on vähemalt pirku, ma võtan parri. 96 meetrit, par 3, otse sirgelt. Nii et Exploreriga pole vaja üle keerata ega midagi. Ja küll pole väga hästi näha, aga jäi nõks paremale. Ja ma lähen luunaga. Ja siit edasi me peame telefoniga filmima, sest sellel kaamera saab kohe aku tühjaks. Väike highlight puti võimalus, muud midagi. Seisa. Ja bullseye seisab. Kuueteistkümnest par 3, 85 meetrit. Kaameramees saab siit näidata. Läheb sirge tunnel. Ja mina lähen luunaga. Ei, nüüd ma panen annukat talle. Proovib ka puteriga. Oi, madal. Läheb puteriga siis otsa peale. Puteriga Aiserist peale, aga putil. Mul tuli isegi kõigest läbi. Ei saa kätte kinni. Lihtne parr. Mida sa teed? Rada number 17, par 3, 109 meetrit. Pikk haiser. Nii pikka haiserit pole. Pool maad läbitud. Lähen otse peale. Ei lähe vara lahti, kurat. Ei, mu mäng on nii koost ära juba, et siit need viimased 200 tulevad naljakad.
Olemas, veits pikk, aga olemas. Pikaks jälle. Head töö. Kaheksateistkümnes par 308 meetrit, tikk sirge. Eelduslikult võiks ju siit vähemasti pirku võtta üks meist. Mina lähen allakäigutrepist ülesse, Hendrik tuleb vastupidi. Mina lähen praegu üleskäigutrepist alla ja Hendrik tuleb allakäigutrepist ülesse, nii et siin me võiksime jõuda kokku. Vaatame. Isegi lühike gramm. On sirge, aga madal. Pole hullu, siit sa võtad parri, ma võtan paugi. Sama ise uuesti, jah? Jah, nüüd proovime putteriga, äkki see läheb ülespoole. Ise ei lähe, pead ikka viskama. Nii nad räägivad. Kõrgemale ta läks, aga... Oi, siuke puti veister või? Õpeta mulle ka. Viimane rada, 19, par 3, 70 meetrit ja saare rada. Nii et siin saab veel koguda skoori. Ja vahe on ainult üks, sama nagu alustasime. Jah, ja siin on putteriga, muud pole mõtet mõeldagi. Nii. Ja nii see tuleb. Kogusid kenasti siit. Ma lähen forega, tsooniga. Vist on safe, läks veits üle. Nii, näeme siit ühe droppari ka ära. Solid. Nii, ma olin napid sees. Ma juba tunnen käes, et mul ei ole seda nagu oskust. Nii, lõpetuseks skoorid jäid mul +9, Henrikul +11. Aga nagu te nägite, siis siin ei saa öelda, et üks võitis või teine kaotas, sest et stabiilselt kehvad olime mõlemad. Ja mina jõudsin tagasi oma klassikalise puti juurde, mida te kogu aeg olete siit videodest näinud, mis on puhas jama. Aga järgmine video on ilmselt juba Tõrva Ede Kelly väike mini-vlog. Nii et näeme sealt. Okay, I'm the type to come in the game and just launch pain with a bronze frame and a tattoo of my mom's name. This industry has nothing to offer beyond fame.